No nii, et 5. etapp agenda projekti osaleb sellel korral aastal 2021 32 riiki, Eesti nende seas Andras koordinaatorina koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Selle projekti üldine eesmärk on täiskasvanutele uute õppimisvõimaluste loomisel kaasaaitamine ja meil on olnud selles projektis juba 3. korda üheks fookuseks maagiline täheühend KOV ehk kohalik omavalitsus. Me kõik teame, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus paragrahv 6 ei ütle midagi otseselt selle kohta, et oma vallas või linnas tuleb täiskasvanute õppimisvõimalusi toetada, neid luua, täiendada või mida iganes. Aga kas kõik peabki olema seadusesse kirjutatud? Oli väga sümpaatne kuulata Merlini ettekandes seda, mida KOV-i tasandil ka praegu teha saab. Näiteks mõtteviisi, hoiakute kujundamine oma elanike seas ja me ju teame seda, et elukestev õpe on ja jääb osaks meie eludest ja me teame ka seda, et väikeses Eestis on siiski lubamatult palju madalama haridusega täiskasvanud inimesi. Merlin osundas ka hoonete niisugusele ristkasutusele. Ma mäletan väga selgelt oma 1994. aastal õppekäiku Küprosele ja kuidas me käisime koolimajast koolimajja ja kuidas igas koolimajas toimusid õhtusel või nädalavahetuse aegadel kursused, õpitoad, koolitused täiskasvanutele. Ei olnud eraldi hooneid, Küpros on väike riik, nii et ka siin kindlasti on midagi, millest me võiksime õppida. Ja need kohaliku omavalitsuse seminarid, mida me oleme siis antud projekti etapis läbi viinud, on mõeldud selleks, et arutleda nende võimaluste ja nende kohtade üle, mida ka praegustes oludes oleks teha võimalik. 5 seminari, kõik muidugi veebis, 206 osavõtjat ja 67 kohalikku omavalitsust oli esindatud. Me loeme seda siiski sellest 79 omavalitsusest, kes meil on heaks tulemuseks. Oli ka jätkuseminar augustis ja siinkohal suur tänu selle programmi koostajale koos ekspertidega ja läbiviijale osaühingule Kasvulava. Mai Timmi täna moderaatorina seisab siin teie ees ja aitab meil kogu sellest tükist ühte tervikut saada. Niisiis, kohaliku omavalitsuse seminarid olid üks ja väga oluline osa meie lõppenud projekti selles etapis. Nüüd, kui me räägime täiskasvanu hariduse prioriteetsetest sihtrühmadest, siis tuleb tõdeda, et üks ja väga oluline on nende nimetatud sihtrühmade hulgas väikelaste vanemad. Meil on paraku väikeses Eestis terve rida maakondi, kus 1/3 väikelaste kuni 7-aastaste laste vanematest kuulub nimetatud sihtrühma. Madalama haridustasemega täiskasvanu on siis kas põhiharidusega, harvematel juhtudel vähem kui põhiharidus, aga igal juhul ta ei ole jõudnud keskkooli nii-öelda lõputunnistuseni. Me alustasime juba 4 aastat tagasi koos Eesti Alushariduse Juhtide Ühendusega niisuguse kontseptsiooni väljatöötamisega võrdsed võimalused elukestvaks õppeks, sealhulgas väikelaste vanematele ja teavitustegevustega. Me oleme neil aastail läbi viinud 36 seminari, kus osalejad on olnud lastevanemad, hoolekogu liikmed, lasteaia personal, teavitamaks seda,
mida väikelapse vanema haridustase toob kaasa, et on tehtud maailmas, aga ka Eestis küllalt palju uuringuid. Teada on, et kõrgema haridusega või rohkem õppinud lapsevanem tegeleb oma lapsega rohkem. Reeglina nende vanemate lapsed jätkavad enam õpinguid, liiguvad ise edasi, nii et see on nagu selline topeltkaaluga asi. Siin ei ole tegemist ühe täiskasvanuga, vaid meil tuleb mõelda ka selle peale, mis ja kuidas võib käia tema laste käsi. Meil olid spetsiaalsed flaierid, oli terve hulk artikleid kohalikes väljaannetes ja ka Maalehes ja toimus ka niisugune internetis läbi viidud teavituskampaania. Ega, kuidas öelda, kui sa nagu televiisoris ei ole, siis on nähtavuseks võimalused palju tagasihoidlikumad. Ja mul on väga hea meel, et meil õnnestus koostöö Eesti Rahvusringhäälinguga ja kevadel usun, et paljud saalis viibijad on saanud osa väga vahvast telesaatest, millel on pealkiri Õppe ei lõppe. Ma ütleksin, õppe ei lõppe näol on tulnud meil nüüd täiskasvanuhariduse valdkonda uus selline slogan, kui nii tohib öelda. Õpime mõnuga, õppe ei lõppe. Ja neid muidugi võiks siinkohal veel teisigi nimetada. Oli 4-osaline telesaade 7 looga ja ma pean siinkohal ütlema, et see valim oli meil ligemale 100 nii-öelda tegu ja inimest, kelle hulgast me siis need 7 eetrisse minevat leidsime, aga Sigrid kohe minu järel sellest räägib pikemalt, nii et veel kord tänud ERR-ile ja oli väga tore koostöö teiega, et me jõudsime õppe ei lõppeni, aga kindlasti see ei lõppe, see läheb edasi. Oi, vabandust. Nii, rahvusvaheline koostöö. Kuidas see Eesti vanasõna on, et enne kui sõidad Pariisi, käi ära Nustakul. Et ega selle Nustakuga on nüüd pandeemia ajal olnud nii, nagu on. Ja päris Pariisi me ka jõudnud ei ole. Aga lätlastega koostööst oli siin juba juttu. Ja tuleval nädalal on siis teatud hulga projekti panustajatel võimalus tutvuda sellega, mida Austrias tehakse selles valdkonnas, kus meie oma projekti tegevustega oleme need aastad olnud. Ja lõpetuseks soovin tänada juhtgruppi. Antud projekti juhtgruppi kuulusid erinevate organisatsioonide esindajad. Suur tänu Haridus- ja Teadusministeeriumile, kellega koos oleme seda teed käinud. Väga suur tänu Eesti alushariduse juhtide ühendusele ja Eesti linnade ja valdade liidule. Ja kõige lõpetuseks soovin ma südamest tänada Sirje, sind ja Rutt. Teie olete need, kes on selle leegi hoidnud sellisena, et me täna saame siin joone alla tõmmata ja minna edasi järgmistele väljakutsetele. Aitäh! Suur aitäh, Ene, selle ülevaate eest. Mina olen küll kuulnud, et ega päris agenda tegevused nüüd otsa küll ei saa, et üks selline vaheetapp on lõppemas, aga midagi uut on ka tulemas. Jah, nii ta on, et me jätkame KOV-i teemal ja me jätkame ka väga sümpaatse sihtrühma väikelapse vanema teemal. Nii et igal juhul neist teemadest räägime me veel. Kindlasti. Aitäh, Ene! Aitäh!